Ja mis me siis täna räägime? Täna on siis jälle see päev, kus ma tutvustan natukene sügisel algavat grupiprogrammi Ma olen endasse armunud. Ja tuletan meelde, et see programm on siis selline suur programm, mis siis hõlmab 9 valdkonda sinu elus. Ja seal me teeme siis suurt energiatööd. Mina teen siis energiapuhastust, et aidata sulle eemaldada need plokid, mis sul on siis teatud valdkondades. Ja täna me räägime valdkonnast kodu. Nii et kõik on väga oodatud sinna programmi ja osad on kindlasti juba vaadanud ka eelnevate nende valdkondade videosid, et on tehtud nüüd siis mul 4 videot juba enne ja need valdkonnad üldse kõik, mis me siis programmis puudutame ja millest ma teen ka siis väiksed tutvustused, on siis töö, suhted, raha, tervis, kodu. Järgmine kord räägime sinust endast, sina ise, perekond, reisimine ja asjad. Ja kui me nüüd täna räägime koduenergiast, siis tere kõigile. Koduenergia on väga oluline. Ma arvan, et kõik teavad seda. Paljud on ka teist teinud kindlasti koduenergia puhastust erinevate meetoditega. Kodus me siis veedame palju aega ja koduenergiat mõjutavad väga erinevad asjad. Mõjutavad, eks ole, loomulikult inimesed, suhted, kes seal kodus on, see maja või just see elamine, kus sa elad, need esemed, mis sul kodus on. Kõik see siis mõjutab, aga kõige rohkem on tegelikult see, millises vibratsioonis inimesed sellel pinnal elavad ehk selles energiaruumis, kuidas päeva lõikes inimesed siis vibreerivad erineval energiasagedusel, et mis siis sinul on domineerivam. Kui kodus on kogu aeg riid ja tüli või viha, siis see koduenergia ongi selline. Ja seda oleks siis kindlasti vaja puhastada, sest energia hakkab kuhjuma. Ja seal võib olla siis see, et näiteks ka, et lapsed riidlevad omavahel või sa oled hästi väsinud, kui sa tuled õhtul koju või sul on kaaslasega, abikaasaga mingisugused tülid ja jamad, siis see kõik kuhjub ja võib ka siis tekitada probleeme tervise mõttes, suhete mõttes, kõik need asjad. Aga ka jah, need esemed su ümber ja kõik muud asjad. Kindlasti oled kuulnud, et öeldakse, et koristamine aitab hästi, aga koristamisega on see tore asi jälle, et millise meeleolu ja millise suhtumisega sa koristad. Kui sa koristad niimoodi, et ma pean seda tegema, see on nii nõme, see on nii raske, et siis tuleb sinna taha vastupidi veel rohkem seda negatiivset energiat. Et sa küll koristad korra ära ja vaatad, et see on nüüd tehtud, aga natukese aja pärast hakkab seal jälle siis see nagu konfliktid ja kõik see särisema ja kärisema, sellepärast et see tunne, mis sa sinna taha tood, on veel rohkem negatiivne energia. Ja vot sellega oleks vaja tegeleda. Kõige rohkem, mis sind aitaks, siis oleks tegelikult sina ise, sinu enda energia. Ja just nimelt selle kaudu, et kui sina vibreerid armastuse sagedusel, sellest kõrgemal, ehk siis 500 Hz ja kõrgem, siis see automaatselt hakkab puhastama sinu koduenergiat ka. Aga kui sa ei ole võimeline seda tegema ja seal on ka teised inimesed, siis selles programmis ma aitan sul kodu puhastada ja ma ka õpetan sind, kuidas sa seda teha saad. Ja kõik, kes selles programmis tulevad osalema, ma annan ka kõigile siis FFTT tööriista ehk siis Free Falling Technique Tool, kus sa saad kodus ise seda tehnikat kasutada ükskõik mis teemadel siis, kaasa arvatud siis kodu puhastus. Nii et seal me siis rohkem vaatame seda, mis siis tuleb teha ja ma arvan, et kõik on nõus sellega, et koduenergiat on vaja puhastada. Loomulikult aitab ka see, et kui sa näiteks tuulutad ja kõik sellised asjad, aga vahel lihtsalt ei tule see isegi meelde, kui see õhk on seal paks ja raske ja emotsioonid on negatiivsed. Ja see suur kogus siis tõepoolest võib viia, kui kodus energia on paigast ära, suhete siis lahkuminekuni või siis tervisehädad tekivad või siis hästi suured konfliktid.
sa peaksid jälgima tegelikult, mis tundega sa koju sisse astud ja mis tundega sa kodunt välja lähed. Et kõik see mõjutab siis sinu kodu energiat. Ja kõik see, mis energia kodus on, see tõmbab järjest rohkem ligi samasugust energiat. Kui sinu kodus on armastuse energia, tänulikkuse energia ja rõõm, siis sa tõmbad seda järjest ja rohkem ligi, siis hakkavad seda rõõmu tundma ka teised sinu kodus, näiteks lapsed või sinu kaaslane või külalised, kes tulevad. Samuti peab jälgima just ka seda, et kui sul käivad külalised, sa ei oska oma energiat juhtida, sa ei oska oma koduenergiat puhasta, siis kõik see jätab sinna jälje. Näiteks kui sul tulevad külalised ja keegi siis külalistest lähevad, näiteks paarikesed lähevad omavahel konflikti või tekib sul mingi paha tunne kellegiga seal, siis kõik see jääb sinu koju seisma. Aga see ei ole okei. See tuleb sealt eemaldada ja seda me selles programmis siis ka teeme. Nii et kui see negatiivne energia sul seal istub, siis see tõmbab seda järjest rohkem ligi. Ja samamoodi kõik esemed ja muud asjad, et nendega on siis võimalik täielikult tegeleda. Nii et igal juhul see programm toob sulle siis suurt kasu, kuna me toome sinna sisse just selle, et ma olen endasse armunud ja mina õpetan ka siis, kuidas neid valdkondi seal puhastada, sest see teeb siis sulle suure muutuse. Ja kui keegi on siin uued, hästi palju siin grupis on uusi, mul on selle väga hea meel. Kui sa oled täiesti võõras, on sulle see, mis ma teen ja kes ma olen, siis algatuseks ma soovitaksin vaadata grupis, kui sa nüüd arvutist vaatad, siis paremal pool on selline valge kastike, kus on märksõnade järgi teemad, on näiteks seal laivid ja videod ja mul on seal ka vist filmisoovitused. Ole hea ja vaata sealt alt ära Bruce Liptoni video, uskumused ja bioloogia, et sealt sa saad natukene aimu, mida ma siis teen ja millega ma siis tegelen, millest ma siis räägin, kui ma räägin uskumustest ja kui ma räägin, kuidas see mõjutab meid. Et see oleks hea alguses ära vaadata.